soovin teile kõigile tänaseks head närvi, kes esinevad. Mida julgemalt te esinete, seda paremad hinded tulevad. Nii et olge tublid ja vaprad ja jääme põnevusega ootama teie esinemisi. See tegevus läbi aasta, need 4-5 kuud, on õpilastele selline teistmoodi tegevus ja ma arvan, et nad õpivad siin rohkem kui ühe kursuse jooksul koolis ja usk endasse, nad peavad endasse uskuma, sest siis on ideel nagu tegu ja nägu ja täna ma nägin, et minu lastel oli küll. Õpetaja töö on hästi tore töö, aga ilma õpilasteta ei saaks seda tööd teha. Aitäh, noored! Brightminds konkurss õpetas mind kommunikeerima teiste inimestega, tegema tiimitööd ja kindlasti õppisin ma sellelt konkursilt tähtaegade planeerimist, mis mul oli varem väga halb. Brightminds konkurss andis mulle väga palju julgust ja oskust teiste inimestega suhelda ning teha tiimitööd. Konkursil sain ma väga palju huvitavat ja uut enda jaoks teada ja soovitan kõigidele. Tegelikult see, kuidas me praegu selle aasta konkursile sattusime, juhtus läbi selle, et me osasime eelmisel aastal selles. Siis küll erinevates tiimides, kus lõpuks selgus, et me ei sobinud. Aga tänu eelmise aasta Brightmindsile saime meie Brightmindsid kokku omavahel ja genereerisime täiesti uue idee. Ja lõpuks oleme leidnud oma kindlad raja, millega tulime ka siia ja oleme oma tulemusega igati rahul. Ja kindlasti alustame sellega ja varsti kuulete meelest igal pool. Leidke inimesed, kes teiega kokku sobivad. Ja, on üks ütlus, et jookse lõvidega ja sa muutud ise lõviks. Brightmindsil osalemine andis kindlasti mulle väga palju uusi kogemusi, uusi tutvusi ja uut hoogu sisse, et oma ideed edasi arendada. Konkursid saime mitmeid vajalikke kontakte, kellega edasist koostööd teha ja oma ideed ellu viia. Ja järgmisel aastal osalejatele julgust. Kindlasti esinemisjulgus, et ei tohi karta. Kui sa ise usud enda ideesse, siis usuvad teised ka. See on nüüd meil teine aasta. On näha, et idee on laienenud. Rohkem lapsi teadis sellest. Meil tuli üles nii rohkem võistlejaid, rohkem lõplikke case'e finalistide poole pealt. Ja ma ütleks ka, et nende tööde tase oli võib-olla jällegi sammuke kõrgem, kui ta oli olnud aasta aega tagasi. Ma olen täiesti veendunud, et mida rohkem noored katsetavad, seda rohkem on neil julgus tulevikus uute ideedega peale tulla. See oli minu jaoks lõbus sündmus. Me leidsime ka uusi sõpru ja õppisime uusi kogemusi. Mulle meeldis kõik ja need kõik ideed olid vapustavad. Mulle meeldiski see, et me saime uusi teadmisi ja mentorid olid toredad ja viige oma ideed. Ma ei tea kuhu igale poole, et need õnnestuksid ja edu soovida kõikidele. Ärge kartke, olge julged. Noored peaksid sellel konkursil osalema sellepärast, et see annab kindlasti juurde enesekindlust ja teiste ideede nägemine laiendab ka kindlasti silmaringi. Ja kindlasti ma kasutan seda raha, et oma ideed edasi arendada. Brightmindsi konkurss andis mulle selle, et mingis mõttes mitte selle teadmise nüüd, et noored on meil äärmiselt andekad ja nii lennuka fantaasiaga, vaid see pigem kinnitas seda. Noortel on tegelikult nii palju asju öelda meile vanematele, kes on juba selle lapsemeelse, lapseliku lähenemise, mingisugused lihtsad lähenemised tõesti ära unustanud. Et seda on nii tore näha, et tegelikult vanus ei loe mitte midagi. Minul andis Brightminds konkurss usu, et Eestit ootab ees teatav tulevik. Et aeg-ajalt ikka niisugustel tumedatel hetkedel, kui ilm on väga kaua väga kehv olnud ja järjest hullemaks läheb, et aeg-ajalt ikka tekivad niisugused mustad mõtted, et kas äkki tõesti. Ja vaat nüüd sellel konkursil osalenuna ja sellega ka ühenduses olnuna umbes 5 kuu jooksul
on minus ikkagi tekkinud veendumus, et see ei ole pooltki nii hull, kui võib-olla aeg-ajalt tundub, et siin on olemas ideed, siin on olemas säravad inimesed, kes nende ideede peale tulevad, inimesed, kes neid ideid hakkavad ellu viima, nii et see on see niisugune võib-olla teatav niisugune isiklik kasu või isiklik niisugune südamerahu, millega ma sellelt konkursilt lahkun. Õhustik siin need ideed, mis te olete toonud siia teiste ideedega võistlema, ei ole mitte lihtsalt väikesed huvitavad mõtted. Ma usun, et paljudest nendest ideedest saavad ükskord suured asjad.